Tervist! Koroona hakkab otsa saama, võtame ühe tõsise teema. Väga palju neid tunde enam ei ole, aga mõni teema võiks olla ka tõsisem. Ehk liiklus täna. Ajokort ja registeriote. Tähendab juhiluba ja autodokumente. Seda võib küsida Soomes politsei alati. Ta võib ka küsida, oletteko kuullut ennakoivasta ajosta? Ennakoivasta ajotyylistä siellä Virossa. Ta võib küsida niimoodi, et kas te olette Eestis kuulnud ettearvestattavast sõidustiilist? Sest niisugune asi hakkab kehtima 1. juuni. Uus seadus. Nädal aega. Ennakoiva ajo. Pead arvestama teistega. Nagu varem poleks pidanud. Aga nüüd peab. See seadus on täis igasuguseid muid asju ka. Aga ma ei hakka seda terve seadust ometi siin ette lugema. Ja ka ei hakka tundi sellel teemal andma. Te võite vaadata siit #tieliikennelaki 2020. Rohkem ja rohkem niimoodi, mis seal on. Tegelikult seal on ka inglise keeles see info olemas. Aga pole paha, kui sa Soomes tead asju soome keeles. Ma näitan teile ainult ühte liiklusmärki, et te usuksite, et midagi muutub. Vot selline liiklusmärk on Soomes varsti. Ja teate, mis tähendab? See tähendab seda, et on rattatänava liiklusmärk. Rattas on suurem sellepärast, et ta on seal peremees sellel tänaval. Ja autojuht peab arvestama oma sõidukiiruse valikul sellega, et kiirus peab olema sama, mis jalgrattastel sellel tänaval. Ma tahaks kohe vastu vaielda, et mis siis, kui see rattur paneb seal 70-ga? No ma sõitsin ka 70-ga siin oma autoga, härra politseinik. Rattur pani ka 70-ga. Kas see on mõistlik suhtlemine Soome politseiga? Ei ole! Vastupidi, peab ütlema, et anteeksi, unohdin kokonaan ennakoivan ajon. Tässähän pitää ajaa polkupyöräilijöiden tahtiin. Ei tämä toistu, ei. Minä olen lukenut tieliikennelain 2020. Olen syvästi pahoillani. Kahetsen syvävalta, härra politseinik. Et ma niimoodi sõitsin, ei arvestanud ette. Ratturite kiirusega sellel alal, kus ometi nemad on need, kelle järgi mina peaksin sõitma. Vat, oli kasulik soome keele tund. Häid kohtumisi Soome politseiga. See küll ei ole väga ilus. On ikka ilus. Häid kohtumisi, jah. Käituge korralikult. Käyttäytykää kunnolla. Mis muut saan soovida õpetajana?